paar hästi kiiret ja spontaanset mõtet värav 24-st. See hullult äge individuaalne loov mõistus. Kui sul on värav 24, siis come on, see siuke sisemine tõde ja individuaalsete kontseptsioonide loomine, probleemide uuenduslik lahendamine. See on lihtsalt nagu fenomenaalne energia. Lisaks sellele värav 24, see detektiivi mõistus, sinu suurepärane võime nii-öelda nagu läbi teha see mingisugune teekond, nii-öelda nagu naasta kuritöö paigale ja üle vaadata uuesti kõik detailid, kõik pisiasjad ja teha kindlaks, et ega midagi kahe silma vahele jäänud. Ja nüüd, sa ju saad aru, kui vinge kingitus see on. Teise poole peal. Ma väga tihti ei oska seda kingitust kuigi targalt kasutada. Ehk siis värav 24 ja kui sul on see aktivatsioon või tervikkanal või vastasvärav, siis vaata, kas sind kõnetaks võib-olla praegu väikese sukse sisemise vaikuse loomine ja sisemist vaikust eeskätt oma mõttemaailmas võiksid sa tegelikult luua regulaarselt. Ja sa võiksid kuidagi õppida teadlikult kõrvalt vaatlema, mis su peas toimub. Ehk siis, millega sinu meel on hõivatud. Sellepärast, et värav 24 puhul võib olla tendents jäädagi oma elus ringi ratast käima. Ehk siis, et sa teatud mõttes kogu aeg nagu nii-öelda lähed tagasi minevikku ja hakkad jälle heietama. Ehk siis jälle kogu aeg mängid läbi kõike seda, mis juba juhtus, lootuses, et sa siis kuidagi saad sellest aru või et kuidagi moodi paned mingi teistsuguse pildi kokku. Ja on palju inimesi, kes tegelikult veedavadki kogu oma elu kogu aeg läbi mängides midagi, mis möödus juba väga palju aastaid tagasi. Ja ma väga soovitan, et ära ole üks nendest. Siin on loov mõistus, vajaduspõhiselt sa tegelikult saad teistel inimestel aidata väga ägedalt nende müsteeriume lahendada. Sa võid olla suurepärane detektiiv teiste alateadvuses. Sa võid aidata leida neil üles need mingisugused seosed, mis viivad neid mingitesse korduvustesse või korduvate kannatuste spiraalidesse. Sa võid hästi märgata vigu, puuduseid, detaile, mida mitte keegi teine ei märka. Sa võid märgata neid kohti, kus sa võib-olla ka ise oled varasemalt kogu aeg pööranud samal ristmikul vasakule ja läinud kogu aeg sellele samale ringile, mis viib sind uuesti sellele ristmikule välja. Aga selleks on hästi oluline nii-öelda õppida vaatlema ja kuulama seda, mis su peas toimub, sellepärast, et värav 24 on hästi tugevalt seotud sõltuvustega ja otse loomulikult ka selliste vältivate põgenevate käitumistega, kus tulevad mängu ka igasugused asendustegevused ja ained. Ja ma pean silmas siin, et tegelikult küsimus ei ole selles, mis täpselt see aine on, vaid pigem, mis on siis mis on see, mida on vaja tuimestada, kergendada, vältida, vaigistada. Et mis on see alge, värav 24 on seotud sõltuvustega, enne kõike selle ühe suurima sõltuvusega oma lugudest, mõttemustritest, mineviku kannatustest, heietustest, muremõtetest, rasketest lugudest. Värav 24 ja sõltuvused. Ja vast kõige vingemad sõltuvused, kõige raskem on vabaneda ikkagi nendest sõltuvustest, mis on meil sisemaailmas. Sõltuvus enda vanast minast, sellest, kust ma tulen, kõigist kurbadest lugudest, kannatustest, kõigest sellest. Sellest lahti laskmine. Et mõistuse loodud seosed, mõistuse loodud konstruktid, need samad lood, mida me endale lihtsalt repiidi peal korrutame ja läbi mille me tegelikult taas loome kogu aeg kõike seda, mida me tahaksime muuta või millest me väljapääsu otsime. Ja väljapääs siin on täiega vaikus. Ehk siis, kui sa kuuled praegu seda väikest lühivideot ka 24. värava transiidi ajal, siis ma väga soovitan sul praegu eemalduda, veeta aega iseendaga, olla vaikuses, vaadata, mis tuleb pinnale, sellepärast, et värav 24 on võimeline vaikuses looma enneolematuid seoseid. Sul on võimalik siin leida enneolematuid lahendusi isiklikele või kollektiivsetele või teiste inimeste probleemidele. Sa võid praegu oma sellise kirkuse ja taipamiste ja sisemise tõega üllatada iseennast ka. Ja kui sul on värav 24 aktiivne, siis tea, et see on nagu sinu kasutuses kogu aeg. Aga selleks on oluline luua see vaikus. Eemalduda mürast. Olla nagu päriselt sisemises vaikuses ja lubada vastustel leida ennast. Sest et värav 24 täpselt samamoodi nagu siin vaikus on puhas kuld ja vaikusest sünnivad kuldsed mõtted, siis tegelikult siin ka mentaalne ärevus
loob ärevust keha tasandil. Ehk siis nii, kui su mõtted on hästi ärevad, siis see ärevus kandub üle ka keha tasandile ja siis see keha tasandi värin hakkab ligi tõmbama kõike seda, mida sa tegelikult kõige enam kardad mõistuse tasandil. Et see on niisugune hästi surnud ring, kus tegelikult mentaalne ärevus manifesteerub, mõjutab tugevalt keha ja siis omakorda see muudab su kas siis lohakaks või siis hoolimatuks või siis lihtsalt sa hakkad nagu otsa koperdama kõigele sellele, mida sa kõige enam kardad, on ju. Et endaga aus olemine on siin hästi-hästi oluline. Endaga ausast kohast on võimalik muuta kõike ja iseenda pärast ja see vaikus. Ja see on nii paradoksaalne, et kui tihti me tegelikult kipumegi põgenema ennekõike iseenda eest, kipume kartma seda, mis selles vaikuses nähtavale võib tulla. Aga see hirmutav miski, mis ennast selles vaikuses ilmutada võib, ei pruugi üldse olla see karm ja kole tõde, see ei pruugi üldse olla koll. See võib olla erakordselt inspireeriv, särav osa sinust endast, mida sa pole kunagi kohanud. Et ma lihtsalt tahan täiega rõhutada seda, et vaikust ei tasu karta, sellepärast et vaikuses ei ole ainult mingisugused, ma ei tea, kollid on ju, nagu pimedusega. Et vaikuses on tegelikult ka väga palju inspiratsiooni, vaikuses sa kohtud endaga ja seal on sul võimalik kohata ka seda kõige ilusamat osa endast, seda puhast ja olemuslikku osa endast, oma sisemist tõde. Värav 24. Ja see, et sa tegelikult ennast ja oma sisemist tõde kuuled ainult vaikuses. Ma nii tahaks, et see jääks sulle kõlama praegu, nii transiidis kui ka muul ajal. Ja sõltuvuste vastu aitab tegelikult tõde kõige paremini. Aga empaatilisest endaga nii-öelda sellisest heatahtlikust kohast ja sõltuvuse rattast saab ka välja ikkagi läbi pausi. Läbi selle, et ma lõhun selle ahela. Ja selleks, et lõhkuda mingisugune käitumusmuster või harjumus, väga palju sõltuvused on tegelikult automaatsed käitumismustrid, on harjumused. See on meie automaatne toimetuleku viis. Et seal ei ole enam seda vahepuhvrit vahel. Ma lihtsalt tegutsen, ma isegi ei mõtle enam, kas see on parim viis tegutsemiseks, ma lihtsalt tegutsen. Et seda saab ikkagi lõhkuda läbi pausi. Ja läbi selle, et sa lõhud selle pausi selles algses ahelas, mis käivitab üldse selle tegevuse. Et värav 24 minu meelest on nagu üks erakordselt vinge energia, see energia mõjutab meid kõike hästi tugevalt ja siin on ikka nagu nii vinge on luua seda kergust juurde. Vaata üle, kui kerged või rasked on sinu mõtted. Ja kuidas sa saad nagu võib-olla lisada natuke kergust või siis vähemalt tuua vaikuse. Vaata, mis sellest vaikusest nähtavale tuleb. Mida sa saad muuta? Mida sa üldse kuuled? Mis lood üldse nagu ei vasta tõele? Et see siuke loov, vaba, avar ja innovaatiline meel, värav 24. Ja ei ole paremat aega, kui töötada oma igasuguste alateadlike mustrite lugudega ja võib-olla ka nii mõndagi muud oma elus täiesti uuele loovale tasandile viia. Ägedat transiiti sulle ja kui sa seda kuulad muul ajal, sellepärast, et sul on värav 24, siis ägedaid loovaid innovaatilisi lahendusi ja kasuta oma vinget detektiivi potentsiaali edasiviivalt, mitte selleks, et ennast veel rohkem sisse kaevata enda muredesse ja mentaalsesse ärevusse.